olema keegi piisavalt hull, et sellist asja teha. Seda normaalne inimene ei tee. See on ikka vajalik asi, iga peaminister ütleb, et kõik ei ole tehku edasi. Nii on palju vajalikumaid asju meil näiteks igasuguste äppide. Ütleb, et seda, kas joonised on kust pärit, ise tegid? Mis joonised? Need on kuskil internetis, siin on isegi taga mingi vesimärk tõenäoliselt kuskil, kus ma olen selle tõmmanud. Mina neid fotod on küll minu omad, aga neid pilapilte tõmba kust juhtub. Ma ei oska öelda, kes küsis või midagi. Võimas rääk. Palju mõõtame siin veekõõsist. Kuidas on õigem või sobivam nimetada seda veekogu, mis on tekeline ehitanud Ahja jõele, Hiidjärve ja Saesaare vahel, kas see on veehoidja või paisjärv? Paisjärv. Seal on ju pais. Niipea kui keegi selle paisu katki teeb, siis seda enam ei ole. Nii palju mõõt. Mis tüübi alla läheb Kaalijärv? Mis asi? Pommijagu on loom. Ta võib ka pommiauk olla, aga see pomm ei ole kuulsus ikka Nõukogude armee poolt meile saadetud, et ta on nii mujalt ise tulnud, et ma pakuks, et see on ikkagi, no et meil ei ole neid ju palju, eks seal on neid kuivjauke veel, mõned väiksemad ümberringus ette ei ole, et kuna ta on niimoodi üksinda ja et mina paneks nagu üsna kerge südamega lompide sekka selles mõttes, mitte arvustavas mõttes, vaid et lomp on midagi sellist, mis on järvest väiksem, aga me ei oska väga hästi ütelda, miks just, aga et järv, sealt saab järg läbi jalutada. Mul on foto, kus mu isa seisab keset seda järve Põhja-Ammuti peos. Seal on kirjonnik sellepärast ta seisab. No jah. Siin oli vahepeal ujast. Mul on kaks küsimust. Meil on mitmeid langatuskohti põlevkivi kaevanduste kohale tekkinud. Osalt võib neis näha ka ajutise või efemeerseid järvi. Kas sul on neid ka võetud arvele? Mina sain võtta seda, mis kaardil oli näha, fotol oli näha, muud ma ei saa ütelda. Et kui sinna on auk tekkinud, aga seal vett ei ole, siis ma ei saa seda veekogus pidada. Nii et eristada sa ei saa? Kui päris keeruline on ka seda otsustada, eks ole, kas see on ajutine või alaline, kuigi sinna, kas foto tehti näiteks selle all, kui vesi oli sees, aga ma ütlen, et sellepärast ma paningi number 2 ette kui number 1, sest seda on kaardi järgi küllalt keeruline otsustada, et siis tuleks kohale minna ja uurida, millega arusaadavatel põhjustel saate aru, et isegi kaardid lugemine on päris mitme aasta viil. Et kaaluminek selleks oleks vaja aastakümneid ja pisikesi hiinlasi võib-olla tuhandete viisi, kes kõik need otsustaksid koha peal, et kas see nüüd on ikka ajutine või ei ole. Põhimõtteliselt võivad Eestis olla ka maa-alusid järveid. Aga ongi, see on põhjavesi. Siis sellest tulenevalt küsimus, kas meil Eestis on maa-aluseid veekogusid ka, nii nagu me mõnel pool Kesk-Euroopa karstipiirkondades oleme võinud ka külastada? Need lähevad põhjavee kirja küsi Arvo käest, et tema ütleb, kuidas on. Aga mina ütlen seda, et seisuveekogud ja vooluveekogud on need, mis on näha. Ja põhjavesi on see, mida näha ei ole, kus on midagi peal. Ja see, mis on soo all, on ka põhjavesi selles samas tähenduses, et väga paljud vooluveekogud, ma kaldun kõrval, aga algavad tunduvalt kaugemalt, kui tavaliselt seda otsustatakse, et vahepeal tuleb soo, siis voolusendi näha ei ole. See ei tähenda, et vesi sealt läbi ei liigu. Allpool tuleb selle lihti jälle välja. Selge, nii et need maa-alused veekogud on põhjavesi. No mina praeguse selle klassifikatsiooni järgi paneks sinna laias mõttes niimoodi. Ja kolmas küsimus jääb mul ära, sest sa ütlesid ise, et sul on lootust ka meie vooluvete kohta samasugune revisjon ettevõtta. Jõudu ja tervist sulle. Tegelen sellega, jah. Oma nõdra sulega, nagu kirjanik Luts ütles kunagi.
ja aitäh, mul on niisugune asi, nagu Olev Rennal oli siin sama küsimus, et panna need nüüd põhjavetteks kõik, mis on Põhja-Eesti Karsti jõed õieti. Ei ole väga hea klassifikatsioon. Kui ta on üleni maal, ma ei saa... Ta ei ole üleni, vaid nad tulevad kevade suureveega igal juhul maa peale ja voolavad. Nii et see ei ole nii lihtne, siin tuleks nagu klassifikatsiooni natukene pehmendada, nagu nende laugastega. Seepärast, et lõppude lõpuks põdra jälg soos ei ole ju mõtet, et keegi veel täpsemalt loeb ja ütleb, et see on veekogu. Et seal on lastud lõdvemaks kriteeriumi ja nende jõgedega tuleb samamoodi, ma arvan, teha. Sest et Jõelähtme jõgi näiteks on juba üle 100 aasta läheb mõisa juurest maa alla ja tuleb 1,5 kilomeetri pärast välja ja ta ei ole muutunud. Aga tema lähedal on palju jõgesid, mis kaovad suveks maa alla, aga kevade ja sügis on maa peal. Nüüd me näeme sinna jõgede kallale selle jutuga, et selle ma ei saa selle järve tabeliga sellele kõigele vastata, seepärast, et küsimused käivad üle pea, üle jõu sellele, aga et mina pakuks niimoodi, et kui see on selline asi, nagu on need võhmetu plombid, et seal ei teki voolusäng, aga seal on küll nõgu. Seal, kus tähendab tehti vanasti heina, enam ei tehta. Et see läheks karti lombi kirja ja kui jõgi läheb, ja selline nagu Jõelähtme jõgi on vahepeal paar kilomeetrit kadunud, siis see jääb ikka Jõelähtme jõeks. Aga kui temast on 95% kadunud ja seal on nüüd ülemises otsas on karsti lomp ja siis see kaob ära, siis mina paneksin selle lombiks, juhul kui seal ei ole korralikku vee liikumist. Ja kui seal on korralik vee liikumine, siis paneks ta ajutiseks jõeks, aga ma ütlen, et ma praegu jõgedeni ei ole veel jõudnud või vooluvälteni. Ma ei saa, see läheb kole pikale, kui me hakkame siin nüüd sedasi tegema, et mina ei ole täiuslik, mina ei ole geograaf, et mina olen amatöör praegu ja räägin, mõtlesin, et teen ühe lolli tempo, vaatan ükskord ka kaardile, et mis juttu mulle kogu aeg need õpikud ja entsüklopeediad räägivad, et mis asja, et meil on mingi 1000 järve maa ja muide jõgedega on asi veel palju hullem ja me teeme jõgede seire rahvaga rohelise Eesti jõgede raamatutes ja ma arvan seda juba natuke näinud, aga ma arvan, et mõni geograaf saab päris tigedaks, aga me ei tagame. Aga autoriõigused on olemas, ma ei taha mingit ülinaride eelmist ja praeguste tegijate erinevustes, aga mis on Tuhale nõiakae, allikas või jõgi või? Seda on nii vähe, et seda ei ole praegu nende tuhandete mõttes mõtet hakata tüli marima ja selles mõttes, et igal aastal seda Tuhale nõiakae ka ei ole vist. Või on vähe, et kui kellelgi ajab näiteks kelder üle kuskil vahel, see on ka põhjavesi ja mis ma siis peab tegema? Voolab küll, vahel tuleb teda nii palju, või keegi unustab mingi toru lahti või lõhkeb toru või et iga asja on võimalik väga peeneks ajada ja kahtlemata mina praegu ei ole, isegi kui ma tahaksin, ma ei suudaks väljaõppinud geograafidega vaielda, ma ei hakkagi. Et ma räägin, kuidas ma aru saan. Hea meil nehtida, et siin vooluvettega edasi plaanid minna, sellepärast, kui sa ise teed juba välja sellist küsitavusi, et kuhu tüüpi üks või teine asi lahterdada, siis tegelikult osa asju on nende kahe vahele ka. Sinu näiteks sa tõid siin praegu seisu veekoguna Jaamastruuga. Ma võin teiselt poolt öelda, et Jaamastruuga on Keetsemani oja või kraavistatud oja, 100-kordselt laiendanud suudmasa, mis seisuveekogu siis hukka. Et selles mõttes, et see on... Aga samal ajal Pühajärve tulevad ojad sisse ja Võrtsjärve sisse võib öelda, et Võrtsjärve on Õngu jõe laiendanud, kui sa saavid. Nii osad ettevõtki. Et sellest on hea meelega, sinuga on tõenäoliselt kohtul veel sageldamini, et sellest me võime veel rääkida suvel edasi näituseks kuskil Laukala uue ääre peal. Porkuni järvest, mis seal? Paisjärv on Porkuni. Mina pakuks küll, sest Pais on sinna ette tehtud veetaseme tõstmiseks. Seal võis kunagi olla mingi lomp küll, aga praegu seda lompi ei ole kuskil. See jääb Paisjärv olla. See on väike küsimus. Mis on saanud nendest linnaleo lompidest? Kas on mingi ülevaade? Ma mäletan lapsepõlves oli neid
päris palju ja mõjusid isegi see. Hiljem, ma ei tea, kus lina kasvatab palju ja kõik see kui nad on kaardil näha, siis on nad tabelis ja üle mõõdetud, aga kui nad on kinni kasvanud või on mingi nii kõva veetaimede kiht peal, et see kaardile aru saada ei ole, siis ei ole midagi teha. Kas Tartu linnas on Raadi järv ja Raadi tiik? Ma olen mõlemad varianti kuulnud ja lugenud. Ja mis see Anne Kanav on? Raadi järv on looduslik, seal ei ole midagi. Raadi järv võiks ikka järv olla, pigem see, et on Kaalijärvest on ta ikka suurem, nii palju ja see on korralik looduslik nõgu. Anne Kanal on kunstlik järv, nii palju nagu mina aru saan, sest vool sealt läbi ei käi, tähendab, ta küll on ühendusi jõega, aga vana jõgedega on selline lugu, nagu see pildil oli, et nad võivad olla ühte otsa pidi jõe küljes kinni. Nad võivad üldse mitte jõe küljes kinni olla, aga kui nad on juba kahte otsa pidi kinni, siis ma pigem ütleks, et see on jõe saar ja jõe haru, aga mitte vana jõgi selle loogika järgi. Ja kui tuleb loodushoiukeskus ja teeb need otsad lahti, siis on vana jõega aamen selles mõttes, et teda jälle mõneks ajaks ei ole. Et see kõik on selline keeruline keraamiline protsess. Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et minu meelest midagi taolist on tegelikult Tallinna Ülikooli Jaanus Terasmaa punt teinud. Et äkki peab temaga ühendust võtma? Ei pea. Ma olen amatöör. Amatööril ongi see asi, et ei pea midagi. Tema käis mulle rääkinud, et juba ammu, et on Eestis mitu 10 000 seisuveekogu, mitte nagu meil räägivad. Et ma hea meelega suhtlen sel teemal, kui kellelgi ainult huvi oleks. Nagu siiamaani ma demonstreerin, et ma ei ole aru saanud, et see kedagi huvitaks selles mõttes, et see on pikk ja tüütu asi, kui sa seda kokku paned. Ja huvitavaks läheb alles siis, kui sa oled selle kokku saanud, siis hakkad vaatama, mis sa üldse sai. Et ma ei ole härra Terasmaa kuigivõrd tuttav, et ma tõenäoliselt olen teda näinud, aga ma isegi ei mäleta praegu teda nägupidi. Aga võib-olla ta saab tänasest koosviibimisest teada kuidagi moodi, siis mina hea meelega suhtlen tarkade inimestega. Haldusministriga peab suhtlema, see paneb käsu või finantseerida ja tellib suhti. See oskab pärast teha raha kuhugi. Vaevalt. Mul on paar väikest küsimust. Esiteks, kuna see kasutatavate nimede kirja on mitmekesi huvitav, nad on rahvapärast kasutusanud, aga miks sul ei ole kasutusel sellist nime nagu järv? Ei meeldi. Sellepärast, et mul on tunne, et see on kunstlik nimi, et vabandust, sinu perekonnanimi on ka päris sarnane, ma võiks Järvetiteks nimetada mõne asja. Aga et see on jällegi selline asi, et nagu oleks järv ja ei ole ka ja siis panen mingi sellise vahepealse nime, mille nagu keegi ei tea, mida ta tähendab. Ja kui sa mulle hästi ära seletad, et peab olema järveks, siis ma panen. Aga te nagu minu meelest natuke liiga palju tähtsust omistate selle nimest, nendele tüüpidele. Selles mõttes, et need on töövahendid, mitte eesmärgid. Need on lihtsalt selleks, et aru saada, millest jutt käib. Aga minu poolest võib vabalt olla lomp või lombik või järv või järvik või lontsik või mis tahes, et selgitage mulle, et nii on parem ja ma kohe olen hea meelega nõus, et ega sellel lombil ei ole sellest sooja külmamisnime me talle paneme. See on meie endi jaoks. Ja teiseks, et üldnimetusena tegemist siis ütleme järvedega, tinglikult. Et ei saa 100 000 ette, aga üritaks. 100 000 või? Rail Balticu ehituskeelu. Aga kui üritaks ja lähtudes õigusaktist ja niisugust õigusaktist nagu looduskaitseseadus on sätestatud, et tuleb kooskõlastada kõikide uute veekogude rajamine kaitstavatel aladel või kaitsta üksikobjektide kaitsevööndis nii asi, mille pindala on suurem kui 5 ruutmeetrit.
Neid sinul oli 20 ruutmeetrit. No, ja võib-olla just sellest tulenevalt need riigiasutused on nõus niisuguse täiendava töö veel sinult tellima, et saaksid ära määrata ka kõik need seisuveekogud, mille pindala jääb siis 5 ja 20 ruutmeetri vahel. Mina tegin seda rõõmu pärast ja huvi pärast, et mul ei ole mingisugust pretensioone kellelegi, aga mulle tundus, et tegelikult võiks ikkagi ju tarkadele inimestele ka seletada, et mis on. Rail Balticu vastu oleks vaja tõesti seda. Aga Rail Baltic teeb ise neid tiike sinna Piki tammi juurde ju ja sinna tekib tohutut veekogusid või üks suur veekogu kummalegi pool. Aga mul on kolmas küsimus ka veel, et kui sa vooluveekogudega oled ju ka juba töös, käib, ja nende arv tõuseb tohutult suureks, nagu vihtasid juba Endla soostikus, metsakuivenduskraavide puhul nii edasi. Kas järelikult kõikidel kuiventatud aladel, sealjuures, kus on tegemist lahtise kuivendusvõrguga, ka põllumajandusmaadel, kus on detailkuivenduskraavid, kas need võtad kõik ühe kaupa arvelt? Jaa. Väga hea. Seal tekib muidugi see sama asi, eks ole, et kas tunnistad selle üldse veekoguks või mitte. Vaata, ja see on nüüd mingis mõttes subjektiivne, sest ma võtan selle järgi, selle asjanduse pikkus võiks olla ikkagi 200 meetrit on juba enam-vähem ja 100 meetrit on niimoodi, vaadake, on looduslikke ojasid, mis on ainult mõnikümmend meetrit pikad allikaojad ja mis on kaardil fikseeritavad ja neid ei saa kuidagimoodi nagu ei sobi välja jätta ja siis peab sellel asjal olema kõrguste vahe alguses ja lõpus. Kui tal ei ole, siis ta on seisuveekogu kraad. Jah. Mina mõtlen nii, aga sina mõtled targemini ja ma olen täitsa nõus. Ma mõtlen teistmoodi. Et kui tal ei ole langust, et siis on vooluveegu, nii nagu ka ei sobi. Aga miks need mürgised on need väiksed? Mis mürgised? No sa ütlesid, et need väiksed veekogud on kõik kahjulikud igalt pool. Või siis ma eksin valesti välja? CO2 ja mis see seal? See on meie veekogude teadusteema üks aluseid, et veekogudest immitseb välja gaas, aga Tiina, palun, kas sa võib-olla ma väljendusin ennast väga primitiivselt, aga... Kutsar lugesite tehtud neid järgi kokku selle eesmärgiga hinnata kasvuhoonegaaside emissiooni ja mida pruunimad nad on, seda rohkem. Ma ütlesin muidugi niimoodi soolateraga ja soolasin üle, aga et kui me need, kes teadusrahasid taotlevad, nendel on selliseid argumente just vaja, et näidata, et kui oluline see on. Oleks vaja ju teada ka iseenesest selle bilanssi. Ja muidugi paraku on niimoodi, et me siin nüüd Eesti lompisi, me teame, et palju seda pindala juurde tuleb, aga Eesti on nii väike, et terve planeedi kohta ju on see ikkagi köki-möki. Aga vaata see Taunim on artiklis näidanud, et see järvede kaalutusele ja jaotus. Ma ei teaks, et artiklit tuleb lugenud või nad on nagu maailma järved hinnanud ära nende hulka selle matemaatilise meetodiga tüüdi oleks kontrollida. Me saame võrrelda muidugi, ma viskan kõik välja, mis on väiksemad kui 0,18 hektarit ja vaatan, palju siis Eestis on. Seda saame teha küll. Ma võin sul selle artikli ka. Ja miks mitte? Ja meelega. Ma saad avastada need ka. See on praegu alles amatöörliku staadiumis nii idee poolest kui ka teostuse poolest, et teadusartiklid siin nüüd, siis peaks olema mingisugune hüpotees, aga mul ei ole hüpoteesi. Hüpotees on see, et mitu oli ja kui suured ja kus. See nii ei tehta. Ei no jah, kui sa saaksid näiteks tekitada sellise matemaatilise meetodi teistele riikidele, kes saaks ka hinnata. Mina ei tea matemaatikast mitte midagi. Kas soovib veel keegi midagi küsida või täname
ettekandjat. täname ettekandjat. on pavimat ikka oma tehtud, oma toodangut raamatukogust. Aga nüüd võiks minna edasi koosoleku ametliku osaga.